Minu arust ükskõik, mis ta teeb, peaasi ei tohi lasta metsa raisku minna. Hea metsaomanik tunneb oma metsa ja hooldab oma metsa. Kindlasti on armastada oma metsa ja hooldada ja mitte seda maha müüa. Ma arvan, et hea ja hoolas metsaomanik, kui ta raiub metsa maha, siis uuendab metsa uuesti ja vaatab, et uus ja parem mets kasvama saab. Mina olen ka seda järginud, et kui ikka lõikad, siis istuta kohe tagasi ja ma olen ikka järgmine kevad kohe ikkagi kõik tagasi istutanud, et see on jätkusuutlik. No, et metsa tuleks majandada nii, nagu sa majandaksid oma metsa, et siis sa saad sellest kõige ilusama metsa ja väärtustad seda. Ühte asja ma arvan, et ei ole päriselt olemas, et see on kindlasti asjade kogum. No minu meelest üks õige metsaomanik kindla peale jätab oma järeltulevale põlvele palju paremini hooldatud, korrastatud metsa, kui ta ise sellest meie endisest riigikorrast või kust iganes on saanud. Majandab metsa loodussõbralikult, jätkusuutlikult ja mõeldes tulevastele põlvedele. Hoolitseb oma metsa eest. Teeb seda, mida parasjagu vaja on. Kui põdrad kimbutavad, siis tuleb lasta trikot peale. Kui umbrohi lämmatab väikseid taimist, tuleb rohida ja nii edasi, nii edasi. Mets on pikaajaline investeering ja kuulub meie järelpõlvedele. Jätkusuutlikkusele kindlasti. Ja liigirohkusele, arvan mina. Sellepärast, et kuna puud omavahel suhtlevad, siis on oluline, et oleks igat liiki puid sees. Hea ja hoolas metsaomanik kõigepealt hoolib loodusest ja loomulikult ei vaata alati kasu, vaid vaatab ka seda, et see mets ja see loodus jääks ka meie järeltulevatele põlvedele ja loomulikult hoolib ka metsaelanikest, kelle territooriumile me oleme lastud toimetama. Eelkõige on tähtis nagu iseenda vastu ausaks jääda ja samamoodi ka puude ja sealt edasi puidu osa vastu. Eks siin tuleb jällegi meie põhiseadust lähtuda, et meile antud loodusvarasid tuleb säästlikult kasutada. Aga sinna tuleb ka seda silmas pidada, et kui metsa ei majanda, siis ega me midagi ka ei säästa. Oma metsa armastama ja austama seda loodust ümberringi. Ei tohiks minna puisapäisa sinna kallale lihtsalt sellele metsale, sest mets on ikkagi elusorganism ja käitume temaga sõbralikult. Mõistlik majandamine. Kui vesi uputab, tuleb kraav kaevata. Ja, hoolitseb. Selles mõttes, et me peame ikkagi arvestama, et kui puu, ütleme oleme korrektsed, on kasvanud näiteks 100 aastat ja lihtsalt ta nagu suhtuda temasse halvasti, minna suvel raiuma, koor lendab, kõik on, see ei ole nagu okei. Et praegu ma just ütlesin justkui nagu mida võiks tegemata jätta, aga mida teeb siis ühte konkreetset asja, vastust mul välja tuua ei ole. Hea ja hoolas metsaomanik mõtleb kindlasti tulevikule, et kui ta metsa maha võtab, et ikka mets istutatud ja hooldatud saaks. Ja noortele tuleks nagu luua tingimused, nad saaksid nagu metsaga tegeleda.